tere hommikust! Tere hommikust! Mina olen Sigrid. Mina olen Kaja. Ja te kuulate podcasti Hapu ja Koor. Nii on. Kas te kuulete, kui krispilt me kõlame või? Vähemalt me arvame, et me kõlame. Ja kas te näete, kus me oleme? Me jõudsime koju tagasi. Meie kullakallis stuudio, mida prooviti murda, on nüüd tagasi meie kätes. Nii et võt, suur aitäh at Different Scenario, keda me arvatavasti tegelikult kasutame veel. Aga selle ruumi, kus me praegu oleme, boonus on see, et ükski sõber ei pea meile montima neid asju. Nii et kõik saavad kuulata vabatahtlikult seda. Juhu! Nii, aga on aeg ju küsida. Sigrid, kas sina oled Hapu või Koor? Mis sa arvad? Ma arvan, et striik püsib väga hästi. Absoluutselt. Ma olen nii Koor ja ma tunnen, et nagu ainult kooresemaks läheb. Ma ei tea, mis see aasta toimub. No sinul on väga Koor praegu. Sina oled also, kes pildiga ei vaata. Sigrid on loomulikult siukse jume saanud. Kõik on kadedad. Mina olen väga kade. Kuidas sa ennast tunned? No jällegi, ma ei saa siin olla niimoodi, et ma ei ole Koor. See õige energia ja see, mis sinult tuleb üldse see, et sükene päeva, me ütlesime, et on hommik, aga vahet ei ole tegelikult päevas on natukene hiljem. Et mul on alati Koor siin olla. Et muidu ma arvan, et reaalne on öelda, et on olnud Hapu ja Koor natuke vaheldumisi erinevatel hetkedel, aga praegu on sitaks Koor, pole midagi teha. Ülimõnus. Ja nagu te juba aru saite, siis me oleme täna väga sellised armastusega täidetud. Sa ütlesid nii ilusasti, et iga kord, kui sa siin oled, minuga aega veedad. Aga nii on, sellepärast, et nagu ma ei valetaks mitte kunagi ja kui ma tulen siia, siis on nagu Koor ja ma olen väga tänulik, et olen leidnud sellise sõbra, kellega on lihtsalt võimatu mitte olla nagu Koor. Nii et varsti me peame podcasti nime ära muutma, lihtsalt Koor. Lihtsalt Koor. Kuigi ma kuulsin, et mingi Pilatese stuudio avati Tallinnas, mille nimi on Koor. See peaks olema Koor nagu Koor. Aga kirjutatakse Koor. Aga see on suht äge sõnamäng ju? Ei, see on nagu ikooniline. Absoluutselt sobib hästi, aga siis me peame konkurentsi. Meil on okei. Aga me töötame selle nimel. Küll me saame hakkama. Selle nimel. Kuule, esiteks, mul on täiega janu praegu. Nii et palun avame need joogid. Palun avame need joogid. Ja mille me avame nendele, kes ei kuule kes ei näe meid? Meie avame praegu 2 Vitamin Welli. Minu käes on Vitamin Well Active, mis on siis õunamaitseline. Mis sinu käes on? Minu käes on Recover, mis on leedriüie ja virsiku maitseline. Aga mu küsimus on see, et kas need sõnad Recover ja Active ja Fly ja need, et kas need toimivad või kas sa oled katsetanud sina, kes sa oled rohkem neid joonud? Ma ütlen sulle väga ausalt, ma ei ole mitte mingit erinevust märganud. Ma arvan, et ei ole. Ma arvan, et see on veebiskäm. Aga me Vitamin Well meid ei toeta. Vitamin Well ei toeta meid, aga meie toetame neid ja meil on janu, nii et võt sulle. Aga Vitamin Well toetab Sigridi venda, nii et by proxy me kõik toetame teineteist. Täpselt. No, minu oma maitseb nagu õun. Teeme vahetest korraks. Minu oma nagu... Ma ei hakka sulle valetama, ma olen seda enne proovinud, see leedriõie virsiku. See on väga nämmu, aga see on kuidagi, ma tunnen, et see nagu, see jääb mulle suhu. see jääb suhu. Saad aru, mida ma ütlen, et kui ma tahaksin, kui mul on janu, siis see ei kustuta janu, sest see lihtsalt tekitab mulle nagu teise kihi. See tekitab sellise magusa kihi. Aga õunam on sama, võib-olla see on lihtsalt Vitamin Welli teema. Võib-olla tõesti. Minu arvamus on see, et Vitamin Well peaks tegema ühe joogi vähemalt, mis on mulliga. Andke mulli mulle. Jah, ma arvan, et me peaksime üldse kollektiivselt tänama Vitamin Welli, et te kõiki mingi maailma tudengiorganisatsioone ja siukseid asju üleval hoiab, sest et kui nagu keegi toetab, siis on alati Vitamin Well. Ja nüüd me toetame neid. Aga mis vahepeal juhtunud on? Selles suhtes, et me oleme nagu ikka asjatanud, päike tuli välja, ekstravertism läks nagu 10, 20, 50 kordselt tugevamaks. Me ei teadnud, et see on võimalik. Samas natukene teadsime, aga jah, me lubasime, et me proovime siis näidata eeskuju sellega, et lahe suvi ja lahe elu tuleb sellest, kui sa teed asju, ka siis, kui sa viitsid natukene rohkem või vähem. Nii et me siis eksperimenteerisime, tegime erinevaid asju ja anname siis teada, kas oli Hapu või Koor. No esimene asi, me lähme nüüd nagu aja telje järgi. Proovime vähemalt minna. Vist esimene oli sinu reis, millest sa ka eelmises või üleelmises podcastis rääkisid. Sa mainisid, et sul on tulemas
ja mina nagu kõik eestlased käisin Budapestis. Ütle mulle, et Eestis avati otselend Wizz Airiga ilma selleta, et sa seda ütled, sa lihtsalt näed seda läbi inimeste story'd. Ainult eesti keelt kuuled. Reaalselt. Ma mõtlesin ka, et huvitav, kas on nagu vastupidi, et kas kohalikud ungarlased märkavad, et mingid eestlased on igal pool. Ei tea. Aga käisin oma siis gümnaasiumi või kas ma olen piisavalt vana, et öelda keskkooli. Keskkooli sõbrannadega. Mul on veel aasta aega, et seda mitte kasutada, aga sa võid juba öelda. Ma ei tea, see keskkool kõlab kuidagi lahedalt, kuigi nagu mitte kunagi tegelikult ma ei käinud keskkoolis, ma käisin gümnaasiumis. Aga jaa, käisime siis Budapestis, kuna kunagi me 11. klassis, ehk siis enam-vähem täpselt 10 aastat tagasi käisime ka seal. Siis olid ajad natuke teised, et selles suhtes, et nagu väga lahe, ma ei olnud seal vahepeal käinud ka, või keegi ei olnud. Nii et 10-aastase vahega justkui täpselt sama linn. Aga erinevus väga tugevalt oli see, et kuidas me seda linna kogesime, kuna nii-öelda sellest kõige paremas mõttes standardid olid teised, see, et sai ainult mingi pargis veini juua ei olnud kõige olulisem asi, tollel hetkel ta võib-olla kindlasti oli, aga väga-väga lahe Budapest, kui on alles veel 3 inimest, kes ei ole sinna Budapesti lennule saanud, siis soovitan väga minna, minu meelest see on üks lahedamaid Euroopa linnasid lihtsalt sellepärast, et see on nii nagu nädalavahetuse reisisõbralik, seal on nii palju teha, jalutamine igal pool on ilus, ma arvan, et see, et ta nüüd nagu meeletult soodne on, seda vist ei saa enam ühegi praegu Euroopa sihtkoha kohta nagu öelda, aga väga meeldis, mulle väga meeldis ka see nagu dünaamika, me rääkisime klassiõdedega sellest, et kuigi meil vahepeal oli pikem paus, kus me ei suhelnud nii palju, siis ülimugav on minna reisile inimestega, kus sa tead täpselt inimese nagu arhetüüpi. Nii et sa tead täpselt, kellel väsivad jalad esimesena ära, kes on nõus 2 kilomeetrit kauem kõndima, sest ta tahab seda head kohvi. Mis oleks sinu kirjeldus reisi ajal? Nagu ma arvan, et mina olin käivitaja. Mina käisin välja üldse, et me võiksime minna, mina ostsin lennupiletid ja ma sebisin ööbimise niimoodi, et planeerija. Aga ma ei saa öelda planeerija, sellepärast, et mis on päris aus, mul on täiesti suva, kus me sööme näiteks. Täiesti suva, kus me sööme ja mis me teeme, et ma sain aru, et nagu meil grupis on Kaisa sükene inimene, kes lihtsalt, et ma tean, et tema TikToki algoritm on meist kõige parem nagu. Ehk siis, kui me küsisime, kuhu sööma minna, tal oli bookmargitud juba tead sinna, et see oli nagu väga-väga lahe. Siis Berit tal on kõige võib-olla kõrgemad standardid, ehk siis tema on see, kes ütleb, et nii, me nüüd lähme taksoga koju. Ja võib-olla osad võiklevad vastu, et ei, tegelikult võiks jalutada, aga tegelikult me kõik täname teda, sellepärast, et ta tegi mingid otsused meie eest. Also tal on kõige paremad outfitid. Ja siis kõige rohkem valikut ka, et tutvustab meile asju. Ja siis Anett on niisugune väga rahulik inimene ja ta on niisugune kvaliteedi ihkaja. Nii et ongi see, et me ei läinud lihtsalt kohvikusse, me läksime mingi röstikotta, kus ise röstitakse enda kohvisid, aga nagu kõigile sobis see. Nii et selles suhtes oli nagu lahe. Tasakaal, jah? See oli väga lahe tasakaal ja me rääkisime ka, et kui on uuemad sõbrad, siis võib-olla on vahepeal ikkagi reisidel see, et kas sulle meeldib see, kas sulle meeldib too. Kõik on okei, niisugune nähtamatu pall, aga kuna sa nagu tead inimest nii kaua, siis sa nagu kuidagi nagu midagi ei häiri, sest sa tead täpselt, kuidas oli. Nii et igatahes, kui on alles veel 3 inimest, kes ei ole Budapesti läinud, minge. Meil sattusime sinna Champions League ajal, mis on väga naljakas, aga me kanname seda nii-öelda kogemust, ma arvan, elu lõpuni uuesti võib-olla ei lähe, aga elu lõpuni kanname kaasas. Ja fun fact on see, et Arsenali telgist sai õlu otsa enne, kui pall lahti löödi. Päriselt? Nii et see on see, kuidas, ma arvan, et see võtab kokku võib-olla, suudate ette kujutada, kuidas seal fännitelkides igal pool oli, kui see oli see vibe. Aga peale seda juunikuu hakkas kohe peale. Juunikuu hakkas kohe peale ning me hakkasime Eesti üritusi. Me suutsime ennast double bookida, nagu ikka. Või mitte double bookida otseselt, aga meil oli 1 nädalavahetus, kus meil oli 2 üritust ja väga lühikene aeg taastumiseks nende vahel. Absoluutselt. Tõmba ots lahti meile. Me käisime 5. juunil Sürjardil. Ma ei tea, miks ma praegu seda S-i susistasin, aga Sürjard. See on niisugune vaata ikkagi nagu abandoned warehouse teema vaata, et kas me tohime üldse kõva häälega sellest rääkida. Facebooki event oli olemas, nii et they're gonna know, how will they know, they're gonna know. Aga Sürjard oli siis selline tehnopidu, warehouse, ma ei oska täna enam rääkida, warehouse edition ja kus see Paljassaare mitte päris tipus, aga Paljassaare laohoone.
number 2, ma ei tea. Hundipesa, kas see on? Hundipea on see nii-öelda rajoon, mis sinna tuleb. Seal veel vist ei ole seda. Okay. Aga jah, igatahes seal me olime. Seal me olime. Mis, kas sa ütleks hapu või koor? Oi, ma tegelikult ütleks, et see on täpselt hapukoor. See oli täpselt hapukoor. Minu meelest muidu see warehouse'i nagu väljanägemine kõik oli mega lahe. Väga palju rahvast oli, mis ma olin suht üllatunud. Ilm oli nice, et ma ei andnud oma jopet ära, aga ma ei tundnud, et ma oleks seda tahtnud teha. Tegelikult oli väga lahe. Ma pool kraadi tõmbaks maha võib-olla sellepärast, et see on, ma ei tea, kas see asi on selles, et see on tehno ja sellel on mingisugused nagu inimesed mõtlevad mingis suunas, aga ma nägin mingi 2 või 3 tuttavat, kus ma sain aru, et kui ma lehvitasin neile, nad ei tahtnud mulle vastu lehvitada. See oli natukene siukene, ma arvan, et see oli rohkem nagu mind ei ole siin. Mis on väga aktsepteeritav, aga see oli jah, siukene luistakas. Muidu muss oli hea, aga ma oleks tahtnud... Kas oli, sest et vahepeal muss kadus ära? Muss kadus ära mitu korda tegelikult, et mis on korgid läksid läbi või mis iganes, et natukene ei pidanud pingele vastu. Muss oli nagu hea, aga mina oleks tahtnud natukene rohkem nagu sükest flow'd, et ma tundsin, et võib-olla me ei olnud piisavalt, võib-olla me ei sisenenud õigel hetkel, aga nagu mulle meeldib see tehno, mis nagu viib sind siuksesse transi ja siukene hästi hea voolav on olla, versus ma tunnen, et seal oli natukene liiga siuke klang lüntsler, kohe nagu raidus läbi ja siis katkes ära, oli täiesti haudvaikus ja siis läks siukene haige raiumine edasi, aga see on, ma arvan, rohkem maitse teema. Ma arvan ka, et seal oli kindlasti paljud kes nagu väga-väga nautisid. Ma tundsin, et me olime üsna samal sellisel lainel selles suhtes, et me läksime, me nautisime, vahepeal istusime õues, rääkisime juttu, et mind ka kuidagi seekord, mulle väga meeldivad tehnopeod. Mulle tõsiselt meeldivad mulle meeldib selle juures see, et ma panen silmad kinni ja ma saan lihtsalt kulgeda ja oma sellises nagu maailmas olla, isegi kui sõbrad on ümber, aga mul ei tekkinud seda tunnet seekord. Ma tundsin, et ma olin hästi nagu teadlik inimestest, kes mu ümber on. Olemata sellest, et rahvast oli palju, aga ruumi oli okeilt. Aga lihtsalt see kuidagi ei jõudnud minuni sellisel kujul, nagu see tavaliselt jõuab või oleks võib-olla võinud jõuda. Jah, ma ei tea, kuidas, nagu natukene mul tekkis nagu siuke tunne, et nagu peaaegu oli nagu siukene amsi vibe, aga samas ma tundsin väga, et ma olen Tallinnas. Ja, aga nagu... Aga see oli äge. See oli äge. Ma arvan, et kui oleks teine DJ olnud, ma arvan, ja see muusika ei oleks katkenud vahepeal, siis ma oleks nagu rohkem nautinud. Aga kuna hall läks kinni ja see 0 punkt läks kinni, siis tehke veel tehnopidusid igatahes, ärge nagu erinevaid stiile ja temposid, aga muidu oli pigem oli koor. Aga natukene selles suhtes, et see on nagu... Ma ei soovitaks seda otseselt üks-ühele uuesti. Sellisel kujul, jah. Aga mulle hästi meeldis see asukoht. Mulle hästi meeldis see vibe. Mulle meeldis see asukoht sellepärast, et sinna oli nii kiiresti saada. Me saime lihtsalt kõndida sinna. Aga selles suhtes, et ka see, et see oli nagu warehouses, see oli selline ägeda energiaga koht. Mida ma oleks tahtnud rohkem, oleks olnud mingid hängimisspotid. Inimesed istusid õues asfaltil, vitsude vastas. Seal olid siis välikäimlad, olid õues rivis. Ja kõik inimesed, kes tahtsid siis jutustada, kes ei jaksanud sel hetkel tantsida, istusid asfaltil oma lühikeste seelikutega 2 ratsi ringis. Ja ma tunnen, et võib-olla see oli mingi asi, mis nagu natukene oli puudulik, samas väga äge, me saime ka niimoodi seal istuda. Ja teiega, ja ma tahaks jällegi öelda, et kõik, kes ütlevad, me oleme lumehelbekesed, siis ma ei tea, saime väga hästi hakkama. Saime väga hästi hakkama. Aga see oli siis meil reede õhtul, on ju. Ja me olime teadlikud, et meil tegelikult laupäeval, siis 6. on veel üks event, mis oli Paavli festival. Ja ma läksin sinna Sürjardil, ma läksin sinna üldse pulmast ju, see oli täiesti nagu ekstravertsi ja see energia nagu tipp mingi hetk lihtsalt, see context switching. Aga me jõudsime mingi hetk öösel koju, väike tudu, väike hommikune taastumine ja siis Paavli festile ostsime, aga 1 päeva piletid siis rahulikult. Ja kuidas, kas sa oled Paavlis palju käinud? Kusjuures ei ole. Ma olen ka mega vähe, mu vend käib väga palju, aga mul on siuke tunne, et kui sa Paavlis käid, sa oled lahe.
Jaa. sinus on mingisugune mystiik, arvatavasti sa oskad väga hästi, nagu sa oled stiilne, Jaa. sul on mingi teatud pohhuism elu suhtes, mida ma kahestan. et jah, ma ei ole ka sinna liiga palju sattunud, aga too päev niimoodi päike paistis lõpuks, nii mõnus oli. See on nüüd väliala. Aga miks me just laupäeval läksime? Seal oli 2 päeva pilet, on ju? Seal oli. Ja me võtsime laupäeva. Mis sind kõige rohkem laupäevale tõmbas? No ma arvan, et pidi olema valge tüdruk, sest et ta on lihtsalt nagu lahe nagu karakter, keda kuulata näha, aga ma olin just hiljuti näinud, et Jasmini ja Maris Pihlapi duo ehk siis nüüdsest Flight Mode, et neil oli seal vist, võib-olla oli isegi debüütesinemine ja ma lihtsalt teadsin, et nende nagu maitse ja stiil on väga lahe. Nii et ilus suvepäev läksime seda nautima ja ma ütlen, et oli mega lahe, nad tegidki siukest Afro House X nagu 2000 X mingi Eesti muss, nagu mingid Eesti laulud, see, et Differ pandi afrobeatsi taha, see oli nagu mingi, ma isegi ikooniline. Mul õrna aimugi, et siukene asi üldse nagu, et see DJ pult peaks nagu plahvatama selle peale või midagi, et ei saa hakkama sellega, aga see oli väga, väga vibe. Ja nagu selles suhtes oli näha, et peo kvaliteet on hea, sellepärast, et me olime ikka väsinud. Me olime natuke tudused. Me jõudsime kohale ja selles suhtes Flight Mode tõmbas täiega käima, aga muidugi enne neid oli ka valge tüdruk. Ma olen valget tüdrukut vist äkki korra näinud laivis eelnevalt. Ma nägin teda kunagi, kui Sveta oli veel Sveta. Okei. Ehk siis ammu. Ja ma ei ole ka nüüd viimastel aastatel enam näinud. Ei ole kuidagi sattunud tema üritustele. Nii äge oli. Nagu tõesti see nagu energia, see karakter ja see, kuidas ta inimesed käima tõmbab ja järjekordne inimene, kes, et tal ei ole žanrit, aga ta lõi selle endale ise, mis näitab, et Eesti nagu võlu ja valu, et väike turg, aga samas nagu lihtsalt kaeb endale see urgas ja leia enda koht. Leia enda koht ja siis sa oledki selle koha kuningas nagu. Aga see oli hästi huvitav, sest et mina jälgisin valge tüdruku ajal ka kontingenti, kes sattus lava ette. Ma tean, et ka sina jälgisid seda. Seal oli väga võimatu mitte jälgida seda. Mulle meeldis see, et seal oli väga palju noori, väga palju on ju naisi, mehi. Kõik elasid kaasa, oli näha, et inimestel on sõnad peas, siuksed vaibivad, fännivad. Ja siis järsku tekkis sinna hulk keskealisi mehi. Ja ma proovisin aru saada, et mis on nende MO, et kas me oleme nende poolt, kas me oleme nende vastu, sest et see oli natukene, kui te kujutate ette välismaa reisil olevat turisti, kes on otsustanud filmida seda, mida tuuri nagu see giid räägib, teades väga hästi, et ta mitte kunagi seda videot uuesti ei vaata, siis see oli need mehed oma telefonidega, need Samsungi klapptelefonide klapid, vaata, volgendasid seal all, rahakoti ja kaardid volgendasid all ja siis nad hoidsid seda kaamerat, lihtsalt filmisid teda ja kui sa ei tea valge tüdruku muusikat, siis kuula ja saa aru, miks me natukene kratsisime pead, et nagu mingi, kas meile meeldib see, kas on praegu nagu ülim aktsepteerimine või kas siin on nagu natukene mingi teine agenda. Me mõtlesime ka sellele, et äkki neil on tütred, pojad, kellele need videoid saadavad. Samas võib-olla nad olid uued fännid. Et nad olidki ostnud selle Pavli festivali pileti, sest et nad teavad, et noored ägedad inimesed käivad seal ja me alati ju räägime, et sa püsid noorena siis, kui sa käid eventidel, kui sa koged uusi asju, kui sa proovid uusi asju. Võib-olla see oli see, mis nad tegid. No ma räägin in Which Case Kings. Absoluutselt. Nii et täpselt ei tea lõpuni välja. Kui keegi on sattunud nägema videos või telefonist mingi 7-minutilist pikkust klippi, siis palun küsige inimesel, kes seda filmis, et kuidas oli? Aga mis sind sinna tõi? Aga nad tekkisid valge tüdruku esinemise ajal ja nad kadusid peale valget tüdrukut ära. Jah. Huvitav. Kus nad on? Aga ei tead, ma just klokkisin. Ühel hetkel pärast valget tüdrukut me läksime ju tuppa. On ju, ja seal oli üks kontsert. See gitarrist või? Ei, mitte see gitarrist, seal oli üks bänd. Keskealised mehed mängisid. Seal lava peal või? Jaa! Ja seal ees, issand, see oli nii ilus moment, seal lava ees oli tegelikult üsna palju keskealisi inimesi. Ja äkki nad tulid lihtsalt vahepeal kuulama nagu uut muusikat, nagu midagi. Mis on nii aus. Mina unustasin ära selle fakti, et sa võid ka minna festivalile, et avastada uusi artiste. Sest tänapäeva kultuur on ju see, et on festival, sa lähed tegelikult 1 või 2 artisti pärast ja sa lähed kämpad seal 8 tundi, vaata, et näha ühte artisti, aga tegelikult kas festivalid
nagu nende point ei olnudki kunagi see, et sa tood hästi palju artiste Jaa. kokku, et inimesed saaksidki nagu surfata, et pole õrna aimugi, kes see artist on, kuulame. ja ongi ju selles suhtes Valget tüdrukut on ka põnev kuulata, kui sa ei ole enne ta muusikat kuulanud, siis ilmselgelt tõmbab pilku, on ju. Ehk et tegelikult oleks päris loogiline, et seal olid ju ikkagi erinevas vanuses inimesed ja nad tulid avastama. Ja vist Team Core ikkagi. Jaa. Vist Team Core. Mul on tunne, et Team Core me vist rääkisime selle koodi praegu, sest et meie olime samamoodi outsiderid selle bändi juures, keda nemad kuulasid. See on tõsi. Täiesti, me olime tagareas, kõik laulsid kaasa, seal olid naised, kes tantsisid, keerutasid paljajalu nagu üliäge ja me olime seal nagu taga ja õppisime nende muusikat tundma. Vaata, meie olime nemad Valge tüdruku kontserdil. Meie oleme nemad olime meie. Ja siin me oleme. Ja siin me oleme. Aga mulle meeldis Pavli festivalil just see, et seal oli tegelikult ju erinevaid selliseid areaid siis, kohti, kus olid erinevad tegevused. Me saime seal väiksed näomaalingud endale teha. Ja jauru ja tantsu peal. Jauru ja tantsupidu oli seal, müüdi grilli. Ja antigrilli. Antigrilli või? Antigrilli, jah. Aha, ma mõtlesin. Ja siis seal oli see õllekasti hoidmise võistlus, kus mingid noored kutid andsid endast täiesti maksimumi ja seda oli nagu natukene naljakas, aga tegelikult väga tore pealt vaadata, kuidas nad olid nii lokti. Nad elasid kaasa ja siis olidki, seal oli näomaalingud, seal oli väikene osa, kus siis olid mingid mullitajad, suur mullitaja. Suur mullitaja. Ja me läksime sööki tellima ja siis ma kuidagi rääkisin ära neile, et nad telliksid tatokaid. Nagu ühekordseid tatokaid. Ma mäletan, et ma nagu ekstravertisin enne selleni, et ma müüsin maha purksi putka töötajale, et ta peaks tellima ühekordsed tatokad. Ma oleks kindlalt. Mis on mega lahe vestlus, mida omada samal ajal, kui sa friikaid ootad. Nii et suhtlus. Aga mulle hullult meeldis see, et seal sai süüa. See on väga tore osa nagu Pavli juurest. Aga mul on siuke tunne, et niimoodi on see hakanud nagu minema, sest et me hüppame korraks ajas edasi, aga nagu see nädalavahetus, kui sina olid juba maal ja ma käisin Tellaris, oli mingi Rämmaril kooli lõpuevent, kogemata sattusin sinna, aga seal ka tõmmati vaata Telliskivi ala kinni. Sinna oli nagu tellitud inimene, kes teeks süüa öö läbi. Ehk siis tegelikult nagu mul on siuke tunne, et see nii-öelda kontseptsioon on paika võtmast ennast. Sest tegelikult, kui me Pavlisse kohale jõudsime, ma näitasin oma pileti ära, kõndsin sisse ja ma oli mingi, oh my god, mul on kõht nii tühi. See oli mu esimene mõte. Ma mõtlesin korra, et miks see tundub nii kaua aega tagasi, kuigi see veits oli ka, aga see oli enne MM-i. Praegu minu meelest kuidagi ma mõtlesin, et kuidas me olime nii rahulikud õhtuli Särki värkas, sellepärast praegu käib jalka MM ju. Et iga evendis kuskil on mingi väike ekraan, kus näidatakse jalka MM-i. Aga see oli väga tore, see oli enne aega, siis kui õhtud olid vabad, kui ei olnud ühtegi väikest telekat, kus mehed ja naised ei pidanud oma telefone peitsma niimoodi laual. Aga veel üks Pavli festivali shoutout oli Richard. Kui sa paned oma lapsale selle nime, siis... Ma ei oska, ma tõesti ei tea. King. Ma tõesti ei tea, kas ta on eestlane, kas ta on välismaalane, aga... Me sattusime teda kuulama täiesti kogemata, me ootasime flight mode'i ja nad sättisid ennast natuke kauem, kui algselt vist nagu kava järgi plaanis oli. Ja siis me kuulsime ühest väiksemast nii-öelda maja osast siis kitarri mängimist ja läksime kuulama. See oli üliäge kogemus. See oli niisugune üksik inimene kitarriga. Aga hästi pimedas toas. Aga kuidagi, jah, midagi oli selles... mis tekitas mingisugust emotsiooni. Ma ei oska anda, see ei olnud melanhoolia, see ei olnud kurbus, see ei olnud ka nagu õnn, aga see oli kuidagi niisugune, et me jäime teda kuulama, mis on alati huvitav, kui sa mõtled, et sa lihtsalt kõnnid mingist muusikast mööda. Et see oli väga lahe. Shout out äkki temaga saab veel suuri asju ja siis me saame nagu näidata talle seda episoodi, et näe, me olime seal. Või Richard. Selleks ajaks me kindlasti ka oskame enda nime hääldada. Okei, aga seal on natukene võib-olla me läksime jälle selle nii-öelda öömeelelahutuse kaldu, aga tegelikult meil on ka teised huvid. Usu või ära usu. Näiteks Sigridele meeldib joosta. Ja Sigrid oli üks nendest, ma kasutan väga hellitavalt sõna sõgedatest, kes siis jooksis tipust topini ja kes ei tea, mis see siis on, kus ma olen õigesti aru saanud, et see on Munamäe tipust, Munamäe juurest, Munamäelt Piritani. Just. See on siis teatevõistlus,
ja see on selline meeskonna teatevõistlus, kus sul on meeskonnas 10 inimest ja te 10 peale jooksete kokku 351 kilomeetrit. Ja seda nii-öelda distantsi saate maksimaalselt joosta 37 tundi. Ja kaua te jooksite? Me jooksime vist kas 30 või midagi sellist. Et nagu täitsa seda täitaega kokku ei jooksnud, võib-olla isegi jooksime natuke alla 30, aga no ikka sai joostud selles suhtes. Kuidas te ära otsustasite, kes millise otsa jookseb? Meil oli täiesti, kes ees see mees Okay. või kes ees see naine, kes ees see julge. Ehk et põhimõtteliselt, kuidas see võistlus, tegelikult see ei ole võistlus, on ju, üritus toimib, on see, et meeskonnas on siis 10 inimest ja nendest 5 on ühes autos ja 5 on teises autos. Ja siis me jooksime niimoodi vahetustega. Ja siis meile antigi ette, et mis need distantsid on, mida siis erinevad jooksjad saavad joosta ja siis inimesed võtsid endale nii-öelda kõige sobivama distantsi, mis neil siis 3 jooksu peale kokku tuleks. Kõige pikem distants oli see, et 3 jooksu peale tuleb kokku maraton ja kõige lühem distants oli äkki selline 26 kilomeetrit või? 27? Köömes. Selle aevastad ära. Issa, see on minu väljend. ma ütlesin, selle sa aevastad ära paar päeva tagasi ja ma mõtlesin, kust see tuli. See on mingi minu väljend, mille ma tahan öelda, et ma mõtlesin selle välja, aga samas sa kunagi ei tea, vaata, vahel mingid asjad hakkavad külge. Ja. Ma tean, et väljend silmamunna on küll tulnud nagu läbi minu selles suhtes nagu jada, aga minu meelest ja see, et sa aevastad ennast kohale, nagu see on mingi asi, mida ma olen hakanud ütlema, aga kui keegi nüüd oskab näpuga näidata, kus see tuli, siis hea meelega kuulan. Nii, aga kui sa jooksed seda nagu tipustopini, okei, te olete seal vahetustega, üks jookseb, teised ergutavad, kas nagu, mina tollel nädalavahetusel olin Elvas, tegin siukse pigem nutivabama poolsem, see oli see üks hästi paduvihmane nädalavahetus ja mina olin selles suhtes, jälgisin teie täpikesi interneedusest ja väikest GPS-i jälgisin ja eriti siis, kui kell oli mingi 3-4 öösel, ma mõtlesin, kuidas te nagu, kas see nagu, mis on see, mis ei pane sind ütlema, et nagu mingi kell on 3 öösel, mul lendab paduvihm otse silma munna ja mul on also 10 kilomeetrit veel joosta, et kas sa tunned, et nagu see on pigem siukene teiste kõige paremas mõttes pinge, mis hoiab sind seal jooksmas või kas see salajane sadism? Et tegelikult sa tahad nagu olla, sulle natukene meeldib see, et sa nii-öelda koged seda traumat, et pärast sa saad justkui olla selle võrra tugevam. Ma ütleks, et see ei ole kumbki, sest et ma tõesti terve selle jooksu ajal ma ei tundnud kordagi teisel pinget. Ma oleks võinud selle 16 kilomeetrit seal vahepeal kõndida ka, kui ma oleksin tahtnud. Aga mis hoiab sind jooksmas, on see nagu toetus pigem. Sest et kuna seal oli, issand palju seekord neid meeskondi oli äkki, ma ei tea, 170. Ülipalju. See on nagu ülipalju inimesi, kes on nõus paduvihmaga lihtsalt nagu 300 kilomeetrit jooksma. See on lappes tegelikult. Mega lahe. Jällegi ma tahaks öelda, et kõik, kes ütlevad lumehelbekes, et ma mingi näide 2. Pööriranda oli samal ajal, mis on 24 tundi rattavõistlust, ka stokk täis. Me nägime, nad sõitsid mis mööda vahepeal. Issand, kui cute. See oli nii ikooniline. See on nii cute. Ma jooksin enda, mul oli äkki oligi 3. jooks, selleks ajaks mul oli, ma ei tea, mingi 11 kilomeetrit vaja joosta, ma olin üliväsinud, mul oli jalg ülivalus, sellepärast, et ma vahepeal natuke tegin endale aia öösel, ja siis minust tuli 2 ratturit mööda ja nad oli mingi, kuule, meil on veel 3 tundi aega, mingi paneme juurde, paneme. Ja siis ma olin mingi, ma panen ka juurde, okei, jookseme. Ja see oli nii nagu ilus moment. Mina mõtlesin teiega, et kindlasti need seltskonnad, kes tegid siis kas pöörikat või siis tipustopini koos, et need sõprussuhted, need küll kinnistusid seal tugevamalt, sest ikkagi nagu, ma tean, minu arust eelmine aasta, kui ma ei eksi, siis oli nii tipustopini kui pöörikas, oli mega ilusa ilmaga. Ehk siis oli pigem siukene, vallatu suvi, jookseme koos, aga see, et ikkagi see kõige rõvedam padu, vihm ja tuuli, mida iganes, et tegelikult see paratamatult ju toob lõpuks kokku inimesi. No see oli nii vahva selles suhtes, meil oli ka mega äge meeskond ja minu esimesed 2 jooksu ja üldse meie auto siis esimesed 2 jooksu kõikidel olid täiesti paduvihmas.
niimoodi, et ma ei ole kunagi elus olnud nii ma läbimärg. nutaks lihtsalt. Ma ei saaks aru, see pildi pealt ei ole näha, sest ta on juba läbimärg, aga nagu... See oli ikka karm, et nagu väga vihmane oli, väga ebameeldiv oli, aga jällegi ma lõpetasin selle läbi märja jooksu ja ma jõudsin finišisse, ma andsin enda GPS-i järgmisele inimesele edasi enda meeskonnast ja mul oli lihtsalt nagu nii hea tunne, sest et terve see aeg, kui mina seal 14 kilomeetrit vaikselt hääbun ja mõtlen, et pagan, vihm on silma munna ennast ajanud ja mingi tuul on igal pool ja vastik on olla, siis iga paari kilomeetri tagant minu meeskond tuli mu kõrval ja karjus ja andis mulle mingi snäkke ja juua ja ütles, et ma olen äge ja tugev ja tubli ja et ma saan hakkama. Ja vot see on äge. See on sitaks äge, jah. Ja, nii et see järgmine aasta ka siis või? Ma arvan küll, jah. It's crazy. Kunagi ma tahan olla sama lahe. Ühel päeval me teeme koos selle ära. Ükskord me võidame niikuinii. Okei, siis tegelikult peale seda oli tegelikult väike kontserdijärjestus, millest sinul olid mõlemad vahele, aga ma hoidsin meie lippu kõrgel. Pühapäeval oli Kings of Leon Unibeti taga ja siis esmaspäeval olid Black Eyed Peas Sadama taga. Super. Ma nagu ma ei teinud sellest mingisugust nalja, aga see nali, et nagu uut areeni meile ehitada, aga meile olemasolevate suur konstruktsioonide taha on võimalik igasuguseid lavasid kergitada. Kings of Leon on see, kus ma käisin selle noolega, eelkõige sellepärast, et ma ütlen täiesti ausalt, Kings of Leon ei ole nagu artist, mis minus nagu meeletult palju emotsiooni tekitas, nii et ma mõtlesin, et lähen sinna kogemuse pärast, aga natukene tahtsin mingit nalja endale veel teha. Ma ütlen, et minule, mina läksin sinna rohkem nagu niisama chillima ja mul oli mega okei taga olla, minu meelest oli üliokei korraldus. Ma kuulsin, et väga paljud inimestele ei meeldinud see, et see oli niimoodi, et ainult ühes suunas käis liikumine, mis tähendas, et sisse ja välja pääsemine oli põhimõtteliselt nagu sükene hanereas. Ehk siis ülikaua läheb aega ja paratamatult, kui sa tahad ühest saali lava otsast teise minna, siis sa pead lihtsalt suruma läbi inimeste. Ehk siis kõik vihkavad sind. Sa vihkad ennast, kõik vihkavad sind, et see võib olla not so good. Aga jah, ma ei tea, Kings of Leon nagu tore bänd, aga mul kuidagi tundus natukene sükene taustalugu, kuigi ma nägin Instagramist, et hästi paljud inimesed, nagu ma ütlen hästi palju, sest neid oli rohkem kui 3, aga kui sa kuuled, mida ma ütlen, siis 3 on juba väga palju, kes kirjutasid story'sse, et oli au oma kallimaga kuulda laivis meie Pulma laulu. Aga need laulud olid Sex is on fire. Esimene tants. Ja siis Use Somebody. Nagu Use Somebody on nagu cute image, aga nagu mingid inimesed, kes siis panid Sex is on fire, kujutan ette, et see on Pulma nagu tants. Et cool. Vaata jälle, mul on tunne, et inimesed teevad nii palju ägedaid asju. Ja vaata, kui tore on käia ja saada aru, et inimesed teevad ägedamaid asju, kui sina teed. Reaalselt, aga ma ütleks, et sealt ma võtan välja näite, et ülifine on minna kontserdile ja olla taga. Kui loomulikult nii-öelda see nagu pileti hind ja kõik on nagu tasakaalus, et see ei tundu nagu liiga suur välja minek, aga mul taga oli mega lahe olla. Ma tead, inimesed, kes seal ees olid, nad nagu neil on taga tore olla. Aga vaata, see ongi see, et jällegi üliäge on käia kohtades, kus võib-olla sa ei teagi seda mussi nii hästi või võib-olla see sinu jaoks ei olegi midagi sellist, mis sa nagu täiega fangirlid seal esireas, merch seljas. Seal oli tuttav otsa too. Seal oli täpselt see, et siuksele üritusele minna siis see kõige suurema naeratusega. Sellepärast, et seal oli ikka tuttav otsa ja nagu... Mul ka vist terve mingi Instagrami followajaskond käisid. Aga päev peale seda Black Eyed Peas nagu see oli küll sükene, et ma ütlen ausalt, kui Black Eyed Peas oleks olnud ükskõik kus kaugemal peale Tallinna, ma ei tea, kas ma oleks läinud, aga kuna olid koduhoovis, ostsin pileti. Ja Lambist, ma arvan, top 3 kontsert, kus ma olen käinud, lihtsalt sest nad said aru, mis nende roll oli. Nad tulid kohale, nad laulsid mingi ainult 12 laulu, aga kõik bängerid. Ja siis läksid ära. Super. Kas Sam soojendas neid või? Sam soojendas, meie teda ei näinud, aga me läksime otsa nagu, tegime Rotermannis ühed dringid selles siesta baaris, mul lemmik siesta baaris, ja siis läksime otsa sinna, siis me mõtlesime, et kui on jälle mingi ilma error, me kartsime, et kuna see on Sadamas, et äkki on haigelt tuuline, ei olnud. Mega fine oli. Võib-olla pettumust valmistas see, et sõbranna ostis neid nachosid guacamolega, mis olid lihtsalt need Santa Maria nachod, lihtsalt selle Santa Maria guacamole, kes maksis mingi 15 €.
mis on väga palju eurosid. See on palju eurosid. Aga muidu kontsert selles suhtes, et tulid, bänger, see, et Fergit ei olnud, natukene tegi südamele valu, aga noh, ma arvan, kõike ka ei saa, saime Sammi, isegi teda ei näinud. Aga me teame, et ta oli seal. Aga me teame, et ta oli seal ja seal oli huvitav, et seal see vipp-ala oli niimoodi kõrgemale pandud. Nii et väga obviously saad, nagu me oleme kõrgemal teist vipp-alas. Okay. Aga sa olid siis vipp-alas? Ei, mina olin lihtsuralikuga enda maad. Ma just tahtsin küsida. Minu New Balance'id on siiamaani küürimata. Kas need on sul täna jalas? Aga see oli see koht, kus ma ütlen, et seal all nagu oli lahedam, ma arvan, sellepärast, et ikkagi siukene tantsulga tõmbas lahti ja minu jaoks on küll see, et nagu need vipp-alad, kui need ongi kuskil eraldatud kõrgemal, ma saan aru, et mõndadele inimestele meeldibki, et nad saavad lihtsalt enda ruumi, rahulikult kuulavad muusikat, väga tore, aga mulle meeldib see melu. Mulle meeldib olla seal keskel. Okei, ma päris küünarnukiga näkku ei taha saada, on ju. Aga ma tahaks seda, et mu ümber on inimesed, kes laulavad sõnu kaasa ja mingi, ma ei tea, kuidagi nagu elavad. Jaa, aga seal Black Eyed Peas me olime ka ikkagi, me ei olnud nagu tagataga, aga me olime ikkagi nagu tagumises kolmandikus. Aga see on sellepärast, et mina nagu ei tundnud, nagu, mida ma saan sellest, et ma näen neid liiga otse, kui ma tahan nii tantsida. Et minu meelest Black Eyed Peas ei ole muss, mille ma tahan näha tantsida. Pluss nagu see lava on kergitatud sadama taha, mis sa arvad, et seal on mingi maailma tasemel mingi pürotehnika või nagu it was just there. Kas tõesti? Et kontserdid on väga lahedad. Mul Eestis ma vist rohkem kontsertide lähe see suvi too. Vist ei ole midagi rohkem tulemiseks. Meil on mõned festivaliplaanid. Aga need suured artistid nagu Lätti lähevad. Lätis on. Vot, aga paradoksaalsel kombel ei olnud see ainukene kord, kui nädala sees sai välja mindud. See oli väga raske nädal sulle, ma ütlen ausalt. Kui ma nüüd hakkan mõtlema, mõtlesin, miks ma nii väsinud olin selle nädala lõpus. Esmaspäev, teisipäev, ma ei tea isegi, ei ole oluline. Täispikk tööpäev arvatavasti ja kolmapäeval oli Sigridi sünnipäev. Ja mina mõtlesin, et mul on nädala sees sünnipäev ja kuna see nädalavahetus pärast mu sünnipäeva oleks olnud siis see jaanipäeva nädalavahetus, ma teadsin, et kõik inimesed lähevad maale nautima enda rahu ja vaikust ja siis me mõtlesime Brituga, kes minu sünnipäevapäeval siis lõpetas magistrikraadi sai, et teeme koos ühe sellise peokese, kutsume kõik sõbrad kokku ja teeme seda kolmapäeval. Mina tegin eelmine aasta oma sünnat esmaspäeval ja nagu veits mulle meeldib see, veits on see, et täna on minu sündimise päev. Täpselt. Ma saan aru, et me kõik käime tööl, nii et kui sa ei saa tulla, see on mega okei. Aga ma ei kavatse pakkuda sulle nii head kogemust, ega ma ei taha enda peale nii suurt stressi võtta, et sa pead mulle oma nädalavahetus andma. Sest nädalavahetus on suvel valuuta. Millega ei maksa liiga kergekäeliselt ümber käia. Pinged on suured. Ja see oligi nii mõnus see, et me tegelikult juba ju üle kuu aja, 2 kuud ette andsime vist teada, et meil on see pidu kolmapäeval. Ütlesimegi, et kes saab, võtke järgmine päev vabaks, tehke endale väike selline nädalasisene getaway ja kes ei saa, saabki ju tulla õhtul, nautida, mängida mänge, tutvuda, suhelda ja järgmine päev tööle minna. Mis sa ikka teed mingi kolmapäeva õhtul muidu? Tule mängi mänge. Ma mängisin mänge ja ma olin 4 päeval tööl ka, ma ei tea kuidas, aga ootamatult sellest, et oli nice, et sai teha hästi palju neid admin asju, mida muidu ei ole viitsinud teha, vaata. Kuna ei viitsinud jäppida, siis mina ja minu introvertsus olime väga produktiivsed seal. Pole tänuväärt. Absoluutselt, aitäh! Nii, aga kuidas sulle su sünnipäev nagu meeldis, kas ootused ja... Mul oli maailma kõige parem sünnipäev. Mul on üldse, ma tunnen, et terve see juunikuu on lihtsalt nii kuidagi ilus olnud, nii palju olen nagu enda inimestega saanud koos olla, hängida, ehk et selle sama energia pealt siis veel sünnipäeva ka pidada, niimoodi, et kõik, päriselt ka, nagu kõik mu sõbrad tulid kohale. Ja meil oli ka teema, on ju, teemaks siis oli sünnipäeval Party Animal ja üliäge oli näha, et kes kuidas dress upib. Näiteks mõni inimene tuli sellises leopard print lühiseelikus, mõni tuli üleni mustas technogirlina ja Kaja tuli täispuhutava dinosaurusena. Nojah, Karo oli minu kõrval täispuhutav lehm. Roosa lehm. Ja Party Animal, ei oska midagi muud öelda. Imeline. Aga tead, see on täpselt see, et kõige lahedam asi täiskasvanu juures olemisel on see, et sa saad aru, et sa saad
tegelikult sa võid põmps kõike teha siin maailmas. Sa saad reaalselt kõike teha siin maailmas. Täpselt. Ja see on kuidagi nii tore. Ja ma ei tea, mulle isiklikult meeldis see, et kui me kõndisime, see teekond Karo kodust suhteni ei ole nagu meeletult pikk, aga kõndisime ja iga inimene, kes meile vastu kõndis, lihtsalt naeratas. Ja ma olen nagu, kui me käiksime rohkem dinosauruste kostüümidega, võib-olla või lehmakeste kostüümidega, võib-olla me oleksime lihtsalt natukene õnnelikumad kõik. Nii et see oli väga lahe ja no tegelikult ilmselt ükski Sigridi sünnipäev ilma selleta, et lõpuks peab karaoket laulma minema. Absoluutselt. Seekord me läksime siis põhiliselt sünnipäevapidu toimus suhtepaaris, shoutout suhtepaar, seal saab enda üritusi korraldada, saab välja rentida mingit teatud osa suhtest või tervet suhet. Kuna tegemist oli kolmapäevaga, siis ühel ekraanil konkurentsi väga palju ei olnud palju, küll aga ühel hetkel, kuna ju jalka oli samal hetkel, siis ühele seinale pandi mingid jalkamängud, mis sel ajal oli. Ja vist äkki oli, ma ei tea, 5-6 suvalist inimest, samal ajal kui meie seal ühel pool suhet täiega mängisime mänge, tantsime, naerame, naudime. Siis kui ma hakkasin vetsu poole liikuma, siis ma näen, kuidas on 6 täiesti suvalist inimest jalgpalli outfitidega elavad täiega jalkale kaasa. Ja minu ütles, see oli väga ilus moment. Ma arvan, et kõik me olime koos kolmapäeva nautimas ühtepidi ja teistpidi. Peaasi, et ei istu kodus niisama tühja, on ju. Täpselt. Ja siis põhimõtteliselt, ma ei tea, peale keskööd ühel hetkel me liikusime siis Stars karaokesse. Ma arvan, et siin on väga oluline koht öelda, et kui te lähete Stars karaokesse, mis on siis Sadama juures, siis palun vaadake üle Boltis, et ka olete õige aadressi sisse pannud. Sest kulla kallis Britu, kui mina ei olnud käinud kunagi Star karaokes, siis ma panin Bolti Star karaoke ja ma näitan Britu, et kas see on see ja ta ütles jaa, telli ära. Siis kui ma vaatasin uuesti, siis see oli mingi 7000 kilomeetrit eemal vabandust väljenduse eest, aga Qingping China nagu, või lihtsalt nagu täiesti mingisugune nagu maakoht Hiinas, mis ma olen enam kui kindel is lovely this time of year. Aga fakt on see, et girly pop... sul nii palju seda Bolti raha, mida kasutada. Girly pop oli lihtsalt nagu mingi telli ära, see on õige. Nii et palun vaadata 2 korda üle. Sel hetkel vist Britu ei olnud see, kellelt küsida seda. Aga me jõudsime kõik kohale. Me jõudsime. Ja see oli, ma ei ole, ma olen ühe korra käinud Star, ma ei tea, kas on Star või Stars karaoke. No, ütleme Star. Soomlaste karaokebaar. Ühe korra ma olen seal käinud ja ma käisin seal Andreas Poomi siis albumi esitlusel. Oli seal või? See oli ikooniline. Wow, worlds colliding. Ja tead miks või? Sest see on Andreas Poomi lemmik karaokebaar ja ta tegigi enda plaadi või albumi esitlust sellisel kujul, et see oli karaoke, nagu tal olid trackid, mis mängisid, tal olid taga, olid sõnad. See on lahe. Kõik said kaasa laulda. See on lahe. Ja siis ta esitas meile enda lugusid ja oligi seal olid siis, ma ei tea, mitu lugu, tal on 6-7 on vist uuel albumil. Ma olen ühtegi lugu enne kuulnud ja see oli nii äge, sest ma laulsin kõike kaasa. Ja see kuidagi tekitas mul koheselt sellise nagu seose selle albumiga, ma nägin neid sõnu, mul hakkasid juba mingid enda mõtted peast tööle, mingi ma connectin selle lausega siit, issand kui äge, ma tahan seda hiljem laulda. Ja üliäge on selle puhul see, et Andrease kõik need trackid jäid sinna Star karaokesse. Niimoodi, et meie lihtsurelikena saame minna sinna karooket laulma tema lugudega. Väga tore. Kas need tood on emotsionaalsemad või? Jah. Okei. Siis peab ikkagi valima neid vaadata, et minul on see reegel, et iga aeglast lugu laulu ei tohi nagu laulda. Unless sa lähed kõikide sõpradega koos ja ma arvan, siis on see, et te laulate kõik. See on see, et nüüd me nutame. Palun vabandust kõik ülejäänud paar minut 5 laulu nutame. Need on jah sellised, et võib-olla on natuke emotsionaalsem. Mis sinu go-to karaoke laul sellel õhtul oli? No sellel õhtul minu esimene, mis me Miaga laulsime, oli American Boy. Estelle ja Kanye. See on lihtsalt, ma ei tea, mina lihtsalt tunnen väga suurt võnget. Mu muidu üksi on minu karaoke laul on Travis Scotti Sicko Mode, kus te võite selle ekraani kinni panna, täiesti ebavajalik on see. Silmad kinni terve. Silmad kinni tagurpidi. Aga laul, mis tõmbas kõige paremini käima, nii et ma arvan, et nüüd sementeerib ennast minu karaoke laulude nagu listi, on Justin Bieberi Beauty and a Beat. Sest see oli, kõik tõusid püsti lambist, kogu, see kolmapäeval ei olnud nüüd nagu hordides rahvast. 14 inimest. Aga need 4 inimest tõusid püsti ja lihtsalt kõva häälega laulsid kaasa, et I wanna feel your body rock ja ma arvan, et me kõik tunneme seda. Nii ilus. Ma arvan, et see peab minema sinna püsirepertuaari nagu.
Okei, see on hea mõte. On sul meeles, mida sa eraldi laulsid, sa sündimati kogu aeg lavale, vaata, et sa laulsid põhimõtteliselt kõike kaasa, mis ma mulle ette anti. Ja sina minu telefonis tahtsid laulda 15 magamata ööd, kuigi keegi oli just laulnud seda. Ma ei kuulnud seda vist. Mis oli nii nunnu. Ma toon veel. Minu jaoks oli kõige raskem see. Birthday Queen tahab veel seda laulu. Siis me laulame uuesti. Kell 3 öösel. Aga ma proovisin enda telefonist panna laule, on ju Star Karaokesse. Aga ma olen enda telefonis seda, kus saab neid laule nii-öelda lisada karaoke listi. Olen kasutanud ainult retrokas. Mis tähendab seda, et kõik need laulud, mis mina panin, läksid retrokasse. Ja can I just say, et minul on täis nimi nagu selles äpis. Ja siis kuskil retrogas istuvad inimesed, et kuradi mingi Sigrid Salunda tahab laulda 15 magamata ja ei tule kohale. Ja see oli üliraske, sest ma ei saanud, nagu ma mäletan, et ühelegi ma päriselt istusin maha, mõtlesin telefoni ette ja ma oli mingi, kuskilt peab seda ju nagu lokat saama vahetada. Ja ma ei leidnud seda üles. Ja siis ma oli mingi, et okei, tead, mul ei ole selleks aega praegu, siis ma võtsin ka su telefoni ja otsustasin, et ma olen nüüd missioonil. Kas sa mäletad, millal sa hakkasid karaokes käima või millal see muutus eba-cringe'iks sinu jaoks või kas see kunagi on üldse olnud cringe su jaoks? Ma hakkasin karaokes käima, ma arvan, et äkki see oli mingi 2019 või? Okay, ma gümnaasiumi ajal ma ei käinud ja minu teada vähemalt mitte. Võib-olla käisin ka harva ju siis, aga mu esimene selline nagu mälestus on Retroteegis, äkki oligi mingi 2019 või? Ma arvan, mis sul oli? Ma ütlen täiesti ausalt, et ülipikalt mina ei saanud karaokest nagu väga aru või kuidagi ei olnud nagu see, et ma ikkagi käisin inimestega kaasas, aga see oli väga see, et ma tahtsin kuuluda seltskonda, et see karaoke omas nagu täiesti null tähtsust selles valemis. Ma iski mäletan ükskord, aga ma mäletan, miks mul Travis Scotti Sicko Mode tuli repertuaari on see, et ma käisin 2022 äkki, käisin Brüsselis sõpradega ja siis seal mina ja mu üks sõber Edwin laulsime Sicko Mode'i ja ma lihtsalt tundsin nagu kõige võimsam inimene siin maailmas. Ja siis sealt nagu vaikselt on nagu tulnud. Aga ma arvan, et kõige suurem klõks on ikkagi viimase mingi aastaga, kus on lihtsalt see, et on täiesti suva või kuidagi, et nagu see eks kindlasti aitab see nagu haip mu ümber ka. Ma näen inimesi, kes käivad üksi karaoket laulmas ja seal ma ei ole veel. Ma ka mitte. Ma ei ole veel. Mul on ikkagi vaja mingisugust inimest, kes kõige paremas mõttes me tirime teineteist. Et mitte see, et ta tirib mind, aga me nagu natukene lükkame teineteist. Aga on ju, alati on igas karaokebaaris on mingi inimene, kes istub üksi ja ta tuleb ja see on alati mingisugune üliemotsionaalne laul. Jah. Need on alati need samad mingi 5 laulu, mida inimesed laulavad, mis on siuke belting it out, vaata, emotsionaalne. Aga ma olen ka ikkagi käinud alati sõpradega, alati selline nagu tore activity, kuule õhtu on käes, lähme teeme midagi nagu naljakat. Aga ma ei ole seal kunagi käinud üksi ega ka kahekesi. See on ikka alati nagu grupi selline ühine otsus, et kuule nüüd lähme, teeme need paar laulu ja lähme kuskil edasi näiteks. Või et lõpetame just õhtu seal. Igatahes karaoke on ikkagi koor, aga ma arvan, et karaoke on see, et sa pead olema tujus. Kui sa ei taha minna karaokesse ja sa oled sunnitud istuma karaokebaaris, siis see on kõige hapum asi siin maailmas nagu. Ja ma arvan, et nagu mul on ka sõpru, kes ise ei laula, aga kes on okeid sellega, nad tulevad kaasa. Ja ma tunnen, et neile see sobib, neile see meeldib, aga ma tunnen... Me ei tea, mis nüüd juhtus. Me teame, mis juhtus see, et kogu aparaatus kuumenes üle. Too hot damn. Nii, et mis me enne ütlesime, sina tead, mina ei tea. Aga ma arvan, et tegelikult... Väga ilus aeg meil vahetada teemat. Absoluutselt ja soovida tagant järgi kõigile häid jaane. Häid jaane. No nii, kuule räägi, tee väike selline rapid fire, mis me jaanidel tegime? Me olime jaanidel koos ja see oli väga tore. Me olime Sigridi siis perest ammu olnud maakodus, mis asus Pärnumaal Häädemeeste valla Legistel. Just. Vot. Ehk siis, kes teab seda piirkonda, teab, et väga ilus. Mulle väga meeldib see, et seal on nagu piisavat infrat, et kõik on nagu tehtud, aga samas ma ei tea, minul oli küll siuke tunne, nagu me olime ainukesed inimesed siin maailmas. Ja me olimegi siis, et oli sinu pere ja oli meie sõpru ja tegimegi, ma tahaks öelda, et siukene üsna traditsioonilised, siukene kamplaagri vibe, ööbisime kõik ühes majas
jaanid, oli tuli, oli sauna, Just. oli mänge, et niisugune pigem traditsiooniline. Me lugesime väga palju jaanipäeva traditsioonidest, mida me palju ei teinud ja mida me ei teinud, on see, et me ei teinud pärga. Aga ma ei oska teha ka, nii et ma arvan, ma olen nagu selles suhtes piisavalt tark inimene, et küll ma selle välja nuputaks. Aga sa ei ole enne teinud siis või? Nagu ma olen teinud võib-olla umbes niimoodi, et keegi teine alustab ja keegi teine lõpetab. Et minu töö on lihtsalt neid lilli sinna ümber kedrata. Okay. Et selle järgmise aasta missiooniks, aga muidu mulle väga-väga meeldis meie jaanipäev, väga siukene kodune, väga vahva, ilmaga vedas, mis on nõmme asi, mida öelda, aga Eestis nagu peab ütlema siukseid asju, et ilmaga vedas. Aga jah, ma ei tea, mina ei ole siukene inimene, kellel oleks iga aasta nagu üks jaanitraditsioon lapsest saati olnud. Ma olen siukene jaanisurfar ühest otsast teise, aga väga-väga meeldis. Mulle nagu just meeldis see, et siuksed varbad murus, dressipüksid, saun. Käisime rabas ujuma. Sõime iga päev mitu jäätist. Koobis käisime. Mina Tallinnas ei käi kunagi Koobis. Minu jaoks Koop võrdub maakoht. Isegi kui see on näiteks Tartu, siis lihtsalt Koop minu jaoks on see, et ma ei ole kodus. Jah, seda küll. Ja me nägime jaaniusse. Mis oli ka tore, sest et meil oli grupis inimesi, kes ei olnud kunagi jaaniusse näinud. Ja ka tegelikult mina, nagu ma olen neid kunagi näinud, aga ma ei olnud kunagi neid otsima läinud. Nii et see oli challenge oma ette, aga see oli väga vahva. Kas sa ütleksid, et jaanipäev on sinu lemmikpüha? Kindlasti mitte. Väga põnev. Sellepärast, et minu jaoks, ma ütlesin nii kuidagi negatiivselt meelestatuna. Sa ütlesid enesekindlalt, ära vabanda. Püha. Minu jaoks minu lemmik, nüüd me oleme mõlemad paranoid. Jaa, me vaatame lihtsalt. Kas see kaamera kuumeneb jälle üle ja lülitab ennast välja, nii et me oleme natuke ärevil. Aga rääkides pühadest, mis mulle meeldivad, ma arvan, ma ei tea, et see tegelikult ju ei ole püha, aga mulle meeldivad inimese sünnipäevad. See on nagu minu jaoks inimese sünnipäev on justkui püha. Ja mulle väga pigem ma olen alati olnud selline nagu jõulude nautija, aga jaanipäev on minu jaoks olnud alati selline nagu hästi rahulik, me olemegi perega koos, teeme sauna, otsime jaaniussikesi ja natuke teeme mingeid jaanitraditsioone ka, et ma mäletan, kui ma väike olin, siis me vanaemaga tegime seda, et pidi leidma 8 erinevat lille, minema 4D ristile, punnuma need kokku ja siis panema enda padja alla selle väikse pärjakese või kimbukese, sest siis sa nägid öösel enda tulevast meest. Wow. Okei, täiesti kogemus, mida mul ei ole üldse olnud. Tavai, mega lahe. Meil olid nagu mingid sellised väiksed traditsioonid ja minu jaoks nagu jaanipäev ei ole kunagi kuidagi nagu püha olnud, vaid see on lihtsalt nagu mingi siuke suve selline hetk. Või asi, jah, et ma tean, et mõndade inimeste jaoks see nagu jaanipäev on selline religioosne, mina nüüd lähen teen iga jaan seda asja ja see on hästi-hästi oluline minu jaoks. Me nagu alati vaibime, vaatame, oleme maal, lähme varakult magama. Et sellist nagu pidutsemist ja sõpradega olemist tavaliselt mul jaanidel ei ole. Nii et see oli ka minu jaoks uus kogemus. Seda mällujaamist ei ole tegelikult kunagi minu meelest jaanidel vaja, sellepärast, et see on alati lõpeb, mitte alati, aga see peaaegu alati lõpeb niimoodi, et sa pead ikkagi tööle minema ja mida sa nagu tegelikult võidad sellest. Aga see on väga nunnu. Me lugesime, et tegelikult nagu omal ajal oli jaanipäeval igasuguseid traditsioone ja ennesid. Näiteks mina ei teadnud, et jaanipäeval on nõiad väga suures teemas. Apparently. Ja jaanipäeval loitsutud loits ei saa saama kunagi ebaloitsutatuks. See ei olnud... See oli kõige ilusam eestikeelne lause. Ma proovisin nii väga mitte inglise keelt kasutada, aga ma selle asemel kasutasin seda loits 3 korda, millest 2 korda vist olid ebakorrektselt. Nii et kas see oli parem? Ei tea. Aga üldse siukseid vanasid traditsioone minu meelest on tore nagu vahva lugeda, et need kuidagi nagu... Kas ma usun, et nõiad sõitsid ringi? Väga mitte, aga kui nad sõitsid, siis nad teavad, et ma mõtlesin nende peale. Ja me saime teada, et jaanipäev on Jaani sünnipäev. Ma ei teadnud seda. Ja me täpselt tegime sünnipäeva pidu nagu. Ja ehk et me tegelikult soovisime siis Jaanile ka ilusat sünnipäeva ja lugesime erinevaid neid traditsioone ja mingeid asju, mida tohib Jaani tule ääres teha, mida ei tohi Jaani tule ääres teha. Ja Jaani tule ääres ei tohi sülitada. Ei tohi sülitada ja ei tohi ropendada. Jaa, see oli siukene asi, mis vajas ikkagi selja sirgu tõmbamist natukene. Absoluutselt, ma ikka nägime vaeva.
et oleks meeles. Et ei sülitaks. Jumala eest. Muidu kogu aeg. Üks lehmakari käib seal, aga... Ehk et jaanipäev oli mega tore, mõnus. Kuidas sulle, kas sul on pigem meeldib meres või rabas ujuda? Meres. Päriselt või? Jah. Mis on ka huvitav? Minu jaoks rabas mulle meeldib see, et see on hästi selline ilus, saab koheselt vette hüpata, selline tore sulle-mulla. Meres mulle meeldib see tunne, mis tekib, kui on nagu liikuv vesi. Minu jaoks on hästi selline kuidagi rahustav, et need lained rahustavad, see, et sa vaatad kaugusesse ja sa ei näe mitte midagi, see on rahustav, ehk et kuidagi meres olemine mõjub mulle veel paremini. Aga mul üldse armastan ujumist, ehk et siis mul nagu kõik veekogud. Sigrid on ujunud nii palju see suvi, ma ei tea, kuidas see reaalselt on võimalik nagu. Ma olen kade, et sa leiad seda nagu, tegelikult see on lihtsalt kättevõtmise asi, aga minu meelest... Et külma vette minna. Kui ma vaatan Find My, sa oled kogu aeg mingi sinise veekogu ääres lihtsalt, see on ebareaalne. Ja see on mingi ja see on reaalselt mingid veekogud, mis ma isegi ei tea, kas teadsid, et Jüris on mingi veekogu või? On ju, mul oli ka üllatus. Tegin päpsi lahti, suumisin sisse nii, kus sinist näeb. Reaalselt. Kas on lomp või ei ole, saame hiljem teada. Üli mõnus väike, see on küll mingi väike järvekene või mis seal oli, Jüris siis, sai päevitada, sai ujuda, see olid konnakullesed. Nägin konnakullesid esimest korda elus. Päriselt või? Ma pole kunagi elus konnakullesid. Ma olen nii palju konnakullesid. Jaa, ma laikse lapsena kogu aeg nagu teadsin, et kui konnakullesid on, siis varsti tulevad konnad ja mulle nii meeldis konni püüda, mis ma tean, et tegelikult ei ole neile nagu kõige parem asi, aga nagu see on see täpselt vaata kahe otsaga asid, kui on väike laps, et kas sa lased neil natukene mängida nendega, aga siis õpetad, et nagu nemad saavad ka haiget, et tegelikult ei ole väga tore nii teha, aga ei, mina teadsin, et ma ei olnud nagu other girls, et kui teised tüdrukud nägid konna ja karjusid, siis ma võtsin kätte. See on mingi tere konnake. Aga mis on sinu lemmik suve nagu activity? Mis sul suvel meeldib teha? Ma arvan, et see õues olemine lihtsalt kuidagi on hästi läbiv teema. Mulle meeldib Eesti suvi lihtsalt, kui olla Tallinnast väljas ja kõik see, kuidas inimeste nagu temperament ja meeleolu muutub. Meeldib ujuda. Mulle meeldib üks siuke reis teha, kus mul on vahepeal liiga palav. Okay. Nagu kuidagi see peab ka ikkagi korraks peab olema see, et liiga palav on, et sa nagu tahad neid kampsuneid uuesti kanda, aga minu meelest suvi on siis, kui on üks hommikus, on kell 3 või 4 hommikul ja taevas on roosa ja sa kõnnid koju ja linn on tühi. See minu jaoks on nagu peak suvi ja selle jaoks ei pea olema absoluutselt midagi nagu varem teinud, aga lihtsalt tavaliselt, kui on tubli kooliõpilase või tööinimese nagu hetk, siis sa ei ole kell 3 öösel seal roosa taeva ääres. Aga see, et sa kõnnid läbi tühja linna ja taevas on roosa ja linnud karjuvad nii valjult, kui sa proovid magama jääda, see minu jaoks on suvi. See minu jaoks on niisugune suvetunne. See on hea. Kuule, aga tegelikult need asjad, mis me nüüd oleme vahepeal teinud, me oleme siin kõik ilusti ette kandnud. Kas teeks väikese sellise ülevaate ka, et mis nagu meid ees ootab või mida inimesed saavad teha nüüd järgmisel nädalatel? Jaa, või teeme kindlasti, aga enne seda mõtle enda peale, et mis on midagi, mida sa ei ole veel teinud. Mis on mingisugune Pokemon, mida sa pead veel püüdma? Sa mõtled see suvi või? Jah, siis mina näiteks tunnen, et kontsertidel on juba päris hästi käinud, kõike seda. Ma ei ole kordagi ühtegi pallimängu mänginud. Näiteks. Täna ma just mainisin Kajale, et lähme viskame huupse. Ja täpselt selle sama tooniga. Ja nii oli. Tsiteerides, mees! Me peaksime huupse viskama. Ehk siis ma ei ole palli veel visanud, ehk siis ma panen enda eesmärgiks. Pallimäng. Et nagu ülejärgmiseks podcastiks ma peaksin olema suuteline ütlema, et ma olen palli kuskil mänginud. Mina ei ole see suvi kordagi maganud väljaspool kuskil, kus ei ole seinu. Nagu selles suhtes, et solid seinu siis. Ehk see ei ole telgis ega lageda taeval? Telgis, lageda taeval, võrkkiiges. Kas sa saad võrkkiiges magada või? Mul tõmbab selg täiesti aamenisse. Ma ei ole kunagi maganud, aga mulle meeldib see mõte sellest. See mõte on sellest ülihea, kuniks on see, et sul üks külg vajub ära. Ja siis juba sadama. Ja siis sa pead seda sükest vaalakala rutiini tegema, et lupsti kõitu peale. Lupsti parem külg. Nii et mina tahaksin vist ülejärgmiseks podcastiks, ma tahaksin seda, et ma oleks maganud kas siis telgis lageda taeval või võrkkiiges ja tead,
piisab ka sellest, et ma olen seal näpi teinud. Ei pea üldse tervet ööund tegema. Absoluutselt. Okei, väga hea, meil on siis eesmärgid seatud. Meil on eesmärgid seatud. Aga kuhu me siis oleme minemas, kus äkki me saame, äkki keegi, kes kuulab, näeb meid seal, saame koos seal muljetada, äkki tuleb veel mingeid mõtteid, kui me ei maini. Sinul on kohe plaanid ees ootamas? Ja, ma lähen järgmine nädalavahetus Tartusse. On selline asi nagu Tartu Punch, mis siis on reede-laupäev ja ma ei ole kunagi käinud seal. Ma ei tea sellest väga palju. Ma vaatasin, et Tommy Cash on kell 5 ja. õhtul, ja. Mis juba tähendab, et see on huvitav üritus, sest minu meelest Tommy Cash on kell 11. Ja, aga see kell 12 saab läbi. Jah, ehk siis see ongi täiesti nagu oma kontseptsiooniga mingi. See on hästi huvitav, ma vaatasin ka, et see algabki reedel siis mingi 2-3 paiku päeval siis ja no esinejaid on igasuguseid, on Viagra Boys, Who, Maria Kallastu, Eik, Tommy Cash, sadu selles suhtes, hästi palju Eestist ja välismaalt ägedaid nagu bände ja artiste. Aga ma vaatasin et see kontseptsioon on põnev. Valge taeva all saab. Nagu Tommy Cashi ilma valguseta, kujutad ette, ta on, kas sa natuke nagu, sa pead pärast rääkima, et kas natuke on laulukarussel? Jeerustal, Sienis. Cash makes the world go round. Sest et Tommy Cash näiteks nii ilus näide. Sest et Tommy Cash on ju, mina kujutan, see on alati siukene veits creepy, strobo, siukene nagu, sa ei taha näha, mida ta kõrval inimene teeb ja see, et nagu päike paistab ja siis ta laulab Cash makes the world go round, cash make your girl get down nagu. Ja siis ma saan mingi Ei, see tuleb kindlasti nagu ei, see tuleb väga. Samamoodi nagu, ma ei tea, Maria Kallastu ka vaata, et ta on ikkagi ka siukene, minu meelest siuke dark femme veits. Jaa, absoluutselt. Teiega on. See on nagu, kujutad, et muidu kui kõik telefoni, kõik on dark mode'i, siis see kogu kontsert on lihtsalt light mode'is. Lihtsalt, võt see tuleb küll silma munna. Jaa. Aga see on põnev, ma väga ootan. Mina ootan ka väga põnevalt. Et eks me näe, mis seal siis, mis see vibe on, mis seal pakutakse. Mu esimene mõte oli see, mida ma selga peaks panema. Päevane selline festival, mida teeb Eesti ilm, mida teeb Sigridi riidekapp, keegi ei tea. Metamorfoos. Täielikult. Ja kuskil peab selle ikkagi 2 eurose vihmakeebi ostma. Aga see käib ainult asja juurde. 100%. Nii et igatahes põnev. Mina too NV olen laevas, sest Boldi suvepäevad on Rootsi. Rootsimaale. Ehk siis nagu me teeme Rootsi kruisi suvepäevadena, mis kindlasti tuleb väga tore lahe. Hetkel näitab padu vihma mõlemad päevad, mis on vähem ideaalne, kui ma tahaks, aga samas ma arvan, et ikka tore. Samas enne jaanipäeva näitas ka. Jah, nii et mida üldse ilma teada nagu tähendab. Yeah. Aga jah, nii et ma lähen Rootsimaale ja siis, kui ma tulen tagasi, siis hakkab see ruumi suve akseleraator, ma olen vabatahtlik, teen me satsiga siis järgmistele Eesti noor startupidele siukest suve bootcampi ja siis see hakkab niimoodi, et ma tulen tagasi ja siis hakkab see suve bootcamp, nii et see tuleb põnev. Ja siis õhtul, mis on 4. juuli, on ka mul ühe sõbranna sünnipäev. Nii et see tuleb ka siukene extrovert maxing päev. Ja kas sa mitte siis ei lähe ka juba Inglismaale või? Paar päeva peale seda. Ma lähen päev enne sind, me lähme samal ajal eri põhjustel, aga samal ajal. Me lähme koos, aga eraldi Londonisse. Ja mis sinu põhjus on minemiseks? Nagu enne, kui Läti otsustas eksisteerida, siis meie plaan oli minna Pitbull X Kesha X Tiny Tempa. Ma ei tea, ma olen isegi nagu low-key see Tiny Tempa, millegi pärast tõmbab mul nagu eriti käima ja Kesha. Et sinna ametlik Guinessi rekordi püstitamine tuleb kõige rohkem inimesi nende bolt capidega 1 ruutmeetri ala peale. Ja siis on lihtsalt mingi, see on see, et mul on Guinessi maailmarekord. Mina ja minu panused. Et lähme sinna ja siis ma panen sealt otse Bad Bunnyle Stockholmi. Nii et see tuleb siukene väliskontsert. Ekstravertism. Kuigi ma arvan, et Bad Bunny tuleb introvertism, sest ma alguses ostsin piletid 2, aga see oli samal päeval, kui oli Pitbull, siis ma sain ümber vahetada 1 piletile pärast. Aga ma arvan, et ma teen selle lolli asja, et ma teen nagu Pitbull, Sleep, hommikul lend Stockholmi, Bad Bunny ja siis kohe Tallinnasse. Ehk siis no sleep. Lihtsalt nagu kontsert, Big Sleep. Aga vaatame, kas oli hea plaan või kohutav plaan.
see, ma olen üsna intrigeeritud ja ma tahan teada, millises seisus sa oled, kui sa sealt tagasi tuled. No võt. Ma arvan, et sa tuled väga hästi toime, aga ma arvan, et sees on kindlasti palju emotsioone. Jah, no ma arvan, et ma tahan pärast ära nagu pikutada, et ma Stockholmis üksi ei viitsi nagu liiga kaua olla. Mul üksi kontserditele meeldib küll vahepeal minna, aga Stockholm nagu liiga, hetkel liiga ei tõmba veel. Aga sina lähed UK-sse sellepärast, et seal esineb Wet Leg. Nii et ma lähen sõbrannaga sinna. See oli ka selline täiesti spontaanne otsus. Mõned kuud tagasi ta saatis mulle lingi Wet Legi kontserdile Londonis, kirjutas lähme küsimärk, ma kirjutasin osta ära. Ja siis paari minuti pärast meil olid piletid. See on vaata see, et kui sa oled kogemata liiga silly goofy vaata, siis vahepeal on see, et ai upsi, nüüd peab kuradi Google Flightsiga lahti tõmbama. Oot. Lennupiletid, ööbimine. Aga me saime väga hästi hakkama ja õnneks mul on sõbranna, kes elab Londonis ja me saame tema juures ööbida, mis teeb asja nagu palju lihtsamaks ja rahakotile palju mõnusamaks. Et võt, nüüd järgmine kord me saame juba muljetada kontserteid ja kogemusi Eestist ja välismaalt. Täiega. Ja saamine ka. Tõmbavad näiteks Ela-äpp või Facebook Events ja ma arvan, et see on see sain, kui sa ei ole veel kontserdile see suvi sattunud, siis see on see sain. Kui me siin praegu ära rääkinud, siis ma ei tea, me oleme käinud headel kontsertitel, halbadel kontsertitel, tasuta kontsertitel, kallitel kontsertitel ja point on see, et tasub minna. Minge kontserdile. Et see on praegu see. Aga okei, enne kui võib-olla mingid tehnilised viperdused veel tulevad, siis ma arvan, et see on hea koht soovida kõigile väga head kontserdilamusi. Ja väga mõnusat sooja päikesepaistelist suve jätku. Absoluutselt. Et saladuskatte all ütleme, et järgmine episood tuleb kindlasti eriti põnev, nii et soovitame kuulata. Ja jah, me otsime siin viisega, kuidas seda podcasti natukene veel elavdada. Nii et kui sa oled mõelnud, et on mingid kindlad teemad või mõtted, mida tahaksid teha, siis võid meile kirja panna, et me hakkasime siin seda suht niimoodi johpolo tegema. Ja nüüd me saime aru, et meile meeldib seda teha, nii et teeme edasi. Ja hea meelega teeks teiega koos edasi, nii et DM-iga. Reaalselt. Hapu ja koor, palun. Tavaikel ja Maikel, aga head kontserdipiletite ostmist. Tšau! Tšau! Prõmpõm. Nii, oota.